Nii, tere õhtust kõigile! Minu nimi on Helena Lass ja mina olen psühhiaater, Practical Consciousnessi õpetaja ja jagan teiega täna oma teadmiseid sellel webinaril elusus ja ärevus. Ja mul on väga suur rõõm näha, et nii palju teid on siin. Näen, et osad inimesed on ka Saaremaalt ja Pärnust. Et eks see online võimaldabki seda, et ükskõik kus sa oled, saad osaleda. Ja väga tore on näha, et osadel isegi on kaamerad lahti ja väga vahva, eks ma vahetevahel ikka püüan siit vestluse jooksul teie nägusid vaadata, saada aru, kas kuidas teie aru saate, kas te aru saate, kas ma näen küsimärke ja siis sellest lähtuvalt saan ka korrigeerida. Näed, Ave on Võrust, väga vahva. Mina olen siin Tallinna lähedal praegu. Ja hakkame siis kohe teemaga pihta, sest need, kes ei saa meiega siin online'is osaleda, kohe saavad kõik järelvaatamise. Ka teie saate järelvaatamise, nii et siis saate omas tempos pärast ka kogu seda teemat uuesti vaadata, võib-olla mõnda kohta isegi üle vaadata ja nii edasi. Et korraldan seda webinari sarja tasuta ja see tänane loeng on juba 5. Sellest sarjast. 3 esimest loengut toimusid kohapeal Tallinnas, 4. loeng toimus siis ka online'is ja oli ülemõtlemise teemaline, tänane on siis 5. loeng ja see on siis ärevuse teemaline ning 6. ehk selle sarja viimane loeng toimub siis ka kohapeal ja toimub see maikuus. Siia tuleb ka see link. See on läbipõlemisest ja sinna veel on mõningaid kohti, et kuna see toimub kohapeal, siis seal on osalejate arv piiratud. See sari on minu poolt eksperiment. Nagu ma ütlesin, olen ma psühhiaater ja oma kabinetis ma alatasa räägin inimestega rohkem juttu kui lihtsalt, et mis teil viga on ja milline ravim teile sobib. Ja ma olen ka Practical Consciousnessi õpetaja, nagu ma mainisin, et ma sageli näen seda, et ma tahaksin lubada või võimaldada inimestele rohkem teadmist, et nad ei peaks nii palju noh, keerdkäikudes olema, nii palju kannatama, et ma õpetaksin neile midagi, aga vastuvõtu ajal ei jää mulle selle jaoks praktiliselt üldse aega. Ja siis ma kutsusingi ellu sellise sarja, mida ma jagan tasuta ja siin ma keskendun just nimelt ainult tehnikate õpetamisele, need tehnikad pärinevad kõik siis minu taustast Practical Consciousnessi õpetajana. Ja siin me siis eriti ei keskendu sellisele meditsiinilisele aspektile. Nüüd ärevusest rääkides, et ma alustan siit paari sõnaga ainult siit meditsiinilisest teemast. Oot, ma näen korra siin, põikan veel vahele, et siin on, et see, kas seda ülemõtlemise webinari saab järgi kuulata, seda on teised ka minu käest küsinud, kes seal kohapeal ei osalenud või seda salvestist ei saanud, et mul on info, et aja jooksul siin nüüd siis paari nädala, paari kuu jooksul laetakse see üles, terve see webinar laetakse üles YouTube'i. Nii et sealt YouTube'i lingiga saab igaüks sellele ligi ja siis noh, on see nagu nii-öelda, seal ei ole mingit ajalist piirangut. Ma täpselt ei oska öelda, kuna see ülesse pannakse, aga kui see ülesse pannakse, siis see info jõuab kindlasti minuni. Ja ma saan sellest teavitada minu praegu kõige sellises aktiivsemas kanalis, mis on Facebookis, selline konto nagu psühhiaater Helena Lass. Et kui see sinna YouTube'i ülesse pannakse, et siis ma teavitan ja jagan seda linki ka sellel kontol psühhiaater Helena Lass seal Facebookis, nii et võite tulla sinna jälgima või vahetevahel seda profiili külastada, et siis te näete ja saate sealt ligipääsu. Aga nüüd siis ärevusest, et iseenesest ärevus, kui see on juba häire, noh, ärevushäire on maailma kõige levinum psüühikahäire. Ja meil on hästi palju ühiskonnas räägitud, et noh, ärevus on justkui hästi vajalik asi ellujäämiseks või vähemalt vanasti oli oluline ellujäämiseks, et see selgitus jääbki enamasti niimoodi õhku, et jah, et kui sa karuga võitled,
või sul on mingi selline ohuolukord, et siis on see ärevus ellujäämiseks vajalik, aga siis samas räägitakse sellest, et noh, tänapäeval ikkagi suurem osa ärevusest ju ei kanna seda eesmärki, et sa ei pea karu eest või lõvi eest põgenema. Ja siis see teema jääbki kuidagi nagu õhku, et aga kuidas siis nagu sealt minevikust nüüd tänapäeva ja kuidas ja mida siis praegu selle ärevusega teha ja ma olen siis aastate jooksul pusinud sellega, et just nimelt seda ärevust uurida niimoodi inimlikust aspektist, ehk siis nagu kogemuslikult, et mitte raamatute kaudu, mitte selle kaudu selgitada, mis seal ajus toimub, vaid uurida ja selgitada seda teemat niimoodi, et mis sinuga toimub, mis minuga toimub ja mis sinuga toimub. Ja kõik minu andmed põhinevadki hästi palju just minu enda uuringutest minu endaga, sest eks vahetevahel käivitub ju ärevuse emotsiooni, ka minul ja see annab mulle ma olen natukene teises kohas tänaseks ja pigem, kui see käivitub, siis see annab mulle võimaluse nii-öelda ähm, oma silm on kuningas meetodil seda ärevust kui protsessi jälgida. Et kuidas ta algab, kuhu ta liigub, mis temast saab, kus on tema pöördepunktid ja niimoodi ma olen aja jooksul kirja pannud ja üles joonistanud, mismoodi see ärevus nagu liigub, mis on tema labürint, mis vorme ta võtab ja nii edasi. Nii et seda siis täna teiega jagan. Ja ma alustaksin sellest, et ärevus iseenesest on tavaline emotsioon. Et kui me räägime näiteks ärevushäirest, et siis tegemist ei ole mingi erilise emotsiooniga, vaid tavalise emotsiooniga. Ja noh, ärevuse alla kuulub teinekord ka terve sihuke perekond selliseid emotsionaalseid seisundeid, mitte ainult see ärevus noh, kui selline, vaid näiteks kahtlemine, see kahtluse tunne, mis on siin sees, see on enamasti ärevuse perekonda kuuluv muretsemine, ka muretunne, just seesama, mis siin krutib sees ja muudkui nagu ajab neid asju mõtlema, vot see muretunne kuulub ärevuse perekonda. Selline juurdlemine, et sul on niisugune tung nagu sorkida või surkida mingis teemas, nii et see rahu ei anna, see kuulub ärevuse perekonda. Nii et siin ärevuse perekonnas on rohkemat kui lihtsalt see üks sõna ärevus. Järgmiseks on oluline, et kuidas ma seda ärevust näen. Et vaata, kui sinu elus käivituks ärevuse emotsioon üks kord võib-olla 3 kuu jooksul ja ta kestaks 3 minutit, kui suur probleem see ärevus oleks? Ja te võite mulle chati ka panna vastuseid. Äh, Mitte, et ma ainult ei eelda, et te töötate kaasa, vaid ma eeldan, et nende küsimuste kaudu, selle vestluse kaudu te uurite ennast ja oma seisundit. Et siis ei oleks see ilmselt probleem, just nimelt nagu te ütlete siin. Ja siit tulebki välja see, et aga miks see ärevus siis käivitub palju sagedamini? Ehk kas sina tahad, kas sa ärkad mõni hommik üles ja mõtled, et nii, täna on see päev, kus ma tahaksin tunda 5 korda ärevust. Järgmine päev ärkad üles, mõtled, oo, täna tahaks tunda 10 korda ärevust. Kas sul on mõni hommik selline? Kas sa nagu tahad seda tunda? Enamus inimesi, kellega mina olen kokku puutunud, ütlevad, et ei, et noh, nad vabal valikul ei valiks seda emotsiooni kogeda. Ja siis tekibki küsimus, et okei, aga kui sa ise seda ei vali kogeda, aga ta käivitub niivõrd sageli, siis mis mehhanism siin taga on, et ta niimoodi käivitub? Ja mina nimetan seda siis practical consciousness'i õpetajana siis tähendab autopiloodiks. Kindlasti sa oled kohtunud oma sisemise autopiloodiga. Autopiloot on siis selline, ütleme nagu masinavärk või mehhanism sinu sees, mis töötab automaatselt ja mis paneb käima mingi emotsiooni X, antud juhul siis ärevuse, isegi siis, kui sa ei taha. Ja sina oled olukorras, kus sa märkad, et see asi lihtsalt läheb käima. Tahad või ei taha, ükskõik, mis sa selle peale mõtled, noh, näiteks mõtled, et püüad nagu endamisi olukorda normaliseerida, mõtled, et pole ju ärevuseks mingit põhjust või pole muretsemiseks mingit põhjust, pole kahtlemiseks mingit põhjust, aga vot,
see autopiloot paneb selle ärevuse käima ikkagi. Ja sa oled nagu justkui selle fakti ees, et miski sinu sees on pannud selle ärevuse käima ja tegelikult ei ole sinuga nii-öelda nõu pidanud või noh, nii-öelda luba küsinud, ehk toimib nagu isepäi. Ja eesti keeles on selle autopiloodi kohta päris tabav sõna ja see sõna on iseloom. Mitte siis iseloom kokku, aga seda autopilooti, mis käivitab igasuguseid asju, ilma et me ise seda otseselt valiksime, me kutsume iseloomuks, ehk need on siis kõik need asjad, mis me oleme elu jooksul endale juurde õppinud, sest beebina meil ju seda autopilooti veel ei ole ja me korjame selle üles ümbritsevatelt ja mujalt siis nii-öelda maailmast, nii nendelt inimestelt, keda me näeme, kes on meie lähedased, aga ka see, mida me näeme telekast, näeme teatrist, kuuleme raadiost, raamatutest. Ühesõnaga, me korjame üles terve hulga erinevaid selliseid käitumisviise, reaktsioone ja ka sedasama autopilooti ja eesti keeles seda autopilooti nimetatakse siis iseloom ehk nagu justkui mingi loom, mis elab sinu sees ja toimetab omapäi. Iseseisvalt nii-öelda, et mingit looma siin muidugi ei ole. Et see pigem on mehaaniline süsteem ja autopiloot ütleme nii, et autopiloot siis oma mehaanikaga töötab nii-öelda täiesti loogikaväliselt ehk siis analoogiapõhiselt. Ja selleks, et mõista siis seda ärevust ja autopilooti, toon ühe näite. Me kõik oleme käinud hambaarsti juures. Nüüd olukorda, mis on meie ümber, me salvestame 5 tunnetusvahendiga. Nägemine, kuulmine, maitsmine, haistmine ja siis nii-öelda kehaline tunnetus, et kompimine ja seestpoolt ka siis kehaline tunnetus. Nüüd, kui me oleme hambaarsti juures, siis salvestub kogu see keskkond, nüüd kogu 5 tunnetusvahendi kaupa. Meil mälu salvestab ju kogu aeg, aga hambaarsti juures olekut salvestab, kuidas ma ütlen, jääb nagu mällu sihukese ereda sündmusena. Miks? Sellepärast, et hambaarsti juures me suure tõenäosusega kogeme valu. Isegi kui ei koge tänapäeval valu, sest on ju valuvaigistid ja kõik asjad, siis meil on ikkagi teadmine, et seal võib olla valu. Võib-olla me oleme näiteks filmist näinud või kuulnud, kuidas meie vanemad on rääkinud, et see hammaste puurimine seal, et see kõik võib olla valus. Ehk et siis valuolukorras salvestub meie 5 tunnetusvahendi kaudu informatsioon eriti nagu erksalt ja eriti detailselt. Mis seal siis salvestub? Salvestub kõik nähtav. Nii see, mis värvi on seal hambaarsti kabinetis need seinad, kui ka hambaarsti nägu, tema õe nägu, nende riietus, tavaliselt on seal, eks ole, vormiriietus, kas sinine või valge. Salvestub kõik see nii-öelda aparatuur, need puurid, need imurid, see tool, need kapid, kõik, mis aparatuuri alla seal käib, eks ole. Salvestub see, kas seal on telekas, salvestub see, kas inimesed seal naeratavad või milliste nägudega nad seal on. Salvestub kogu see nii-öelda värvigamma, mida sa seal näed, ehk kõik see nähtav salvestub. Siin võib olla, kui me võtame ühikuteks lahti sadu või kui me väga detailselt võtame isegi tuhandeid ühikut nii-öelda nähtavat infot, mis salvestub selle lühikese aja jooksul, kui sa astud hambaarsti kabinetti. Siis salvestuvad, eks ole, samamoodi kõik lõhnad. Nii see võib olla sihuke parfüüm, mis sinna on pandud, et peletada seda tavalist hambaarsti lõhna, siis seal see rohulõhn, eks ole, siis võib-olla sellel hambaarstil endal on mingi parfüüm, mida ta kannab, aga siis loomulikult ka näiteks puurimine tekitab sellist kärsahaisu, eks ole, see lõhn salvestub võib-olla selline veelõhn, oleneb, kuidas ta seal võib-olla on sihuke väga nagu aereeritud või nii-öelda vesinikurikas vesi, siis sa tunned seda veelõhna. Salvestuvad kõik lõhnad, samamoodi salvestuvad kõik maitsed ja siin sa võid ise, võib-olla ma ei vurista kõike ette, mis maitsed kõik salvestuvad. Siis salvestuvad kõik helid, sealhulgas see, kas registraator koridoris räägib, kas mõni laps kuskil nutab, kas kuskil mingi imur töötab, mingi muu heli on. Loomulikult salvestub see puurimise heli, salvestub selle arsti tämber, hääletämber.
salvestub see, kas seal on parasjagu muud müra, näiteks raadio või telekas mängib, kõik helid, nii vaiksed kui mittevaiksed, kõik salvestuvad. Kui õues käib vahepeal mingi pauk või kuskil koridorist keegi jookseb, ka see salvestub. Siis salvestuvad kõik, mida sa koged oma nagu kehas ja kehaga. Alates sellest, millises asendis sa istud seal, ehk see kehaasend salvestub, aga ka loomulikult puutetundlikkus, eks ole, kuidas see arst seal surgib seal sinu suus nende instrumentidega, kuidas see puur seal vajutab sinu hamba peale, salvestub vatitutiks seal suus, salvestub see oraga kaapimine seal suus, aga salvestuvad ka näiteks see, et kas su süda puperdab, kas su käed on higised, kas su lihased on pinges, kas su silmadel on valus sellest eredast valgusest. Salvestuvad emotsioonid, muud emotsioonid, enamasti siis ärevuse tunne, mis sa seal koged. Ja see kõik salvestub selle ühe hambaarsti juures käimise kogemusega. Ja see salvestub seoses nii-öelda valuliku olukorraga. Ja see emotsioon, mis selle kõige, kogu selle infoga, mis me siin ette loetlesime, kõik, mida sa näed, kuuled ja nii edasi, kõik see informatsioon on haagitud kokku ühe emotsiooniga: ärevus. Kui ühesõnaga, autopiloot kujuneb läbi korduste, aga mõnikord on autopiloodi kujunemiseks vaja ainult ühte kordust. Ja siin ma pikalt rääkisin lahti seda hambaarsti näidet, sest see on üks nendest näidetest, kus on vaja ainult ühte kordust. Ja see salvestub siis nüüd sinna autopiloodile ja mida autopiloot siis edaspidi teeb? Kuna tegelikult autopiloot peaks olema sinu nagu tagavarasüsteem, et kui sa ise ei teadvusta, siis autopiloot skännib kogu aeg ümbrust ja justkui otsib, et kas selles ümbruses on sarnast informatsiooni. Nii nagu seda, mis sa kogesid seal hambaarsti juures, olgu need siis kas sarnased lõhnad või helid või see, mida sa näed, ta otsib sarnast informatsiooni, sest ta töötab analoogia põhjal. Mitte loogika põhjal, vaid puhas mehaanika, puhas analoogia. Kui siin on olemas mingisugune, ma ei tea, metallinstrumentide klõbin, siin on olemas rohulõhn, siin on olemas vormiriietuses, valges riietuses inimesed, siin on olemas steriilsed seinad, siin on olemas selline ametlik hoiak, siis see on autopiloodi jaoks nii-öelda match ehk sarnane info. Ja mida rohkem leiab autopiloot ümbrust skännides, nagu skaneerides siis, eks ole, eesti keeles, leiab seda sarnast infot, seda tugevamini paneb ta käima selle emotsiooni, mida selle info ajal kogeti. Aga see emotsioon, antud juhul siis ärevus, ei ole mitte see mineviku ärevus, mida sa kogesid seal hambaarsti juures, vaid selle informatsiooni kattuvuse põhjal pannakse see ärevus käima värskena ehk reaalajas, uuena. Ja sisuliselt ühelt poolt on meil võimatu teada, milline nendest tuhandetest infoühikutest siin nüüd praegu nii-öelda selles olustikus oli, millega seoses autopiloot leidis sarnasuse ja selle emotsiooni käima pani. Ja teiselt poolt, teate, seda infot ei olegi vaja otsida. Meile küll on hästi palju öeldud, et nagu justkui püüa mõelda oma ärevus, nagu minema. Kogu aeg endale justkui tuua selliseid nagu põhjendusi ja selgitusi ja ümberlükkamisi, miks sa ei peaks tundma seda emotsiooni, mida sa tegelikult nagunii juba tunned. Ja siis sa püüad justkui õigustada, et aga siin ju tegelikult ei ole midagi ärevaks tegevat. Autopiloot ei vaata seda üldse nii. Autopiloot lihtsalt leiab sarnasuse, mida suurem on sarnasus, seda tõenäolisemalt ja seda intensiivsemalt ta selle emotsiooni käima paneb. Ja sellepärast sageli sa ei leiagi nagu justkui põhjust, et miks sa ärev oled. See on, hambaarsti näide on üks nendest asjadest, miks me tegelikult ei armasta käia apteekides shoppamas, sest seal on väga palju kattuvat infot, kuigi tänapäeval on nad püüdnud ka apteekide nii-öelda sellist imidžit muuta, ilmselt teades, et inimesed hoiavad apteegist eemale. Meile ei meeldi käia arsti juures. Isegi kui meil endal pole midagi viga, siis ikkagi perearsti ukse taha minnes tekib ärevus ja süda hakkab puperdama. Meile ei meeldi käia haiglates, isegi kui me läheme teisi külastama. See kõik sellepärast, et kogu selle informatsiooniga on seotud ärevuse emotsioon.
ehk siia on tekkinud autopiloodi poolt side. Loomulikus olukorras valge kittel ei peaks üldse võrduma, et nüüd automaatselt pannakse käima ärevuse emotsioon. Aga kuna sa kogesid valget kitlit valu olukorras, siis nüüd autopiloot justkui püüab nii-öelda aidata sind ja hüppab järeldustesse ennatlikult ja paneb automaatselt käima selle ärevuse emotsiooni. Olgugi, et sina seekord saad täiesti arukust ja loogikat kasutades aru, et mitte mingisugust ohtu seekord siin ei ole. Nii et autopiloot ja tema töötab siis lähtuvalt mehaanikast, lähtuvalt analoogiast. Kõik see, mis meie mällu on salvestunud, ta kogu aeg skännib ümbrust. Ja meil on ju väga palju neid olukordi olnud, kus me oleme siis nagu selle ärevuse emotsiooniga kohtunud. Et see võib olla siis näiteks klassi ees esinemine, kui sa olid esimeses klassis, mis meile sealt salvestunud on ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga, kui käivitub ärevus ja sina ise pole tegelikult seda emotsiooni algatanud, siis siin tegemist on autopiloodiga ja autopiloot kujuneb läbi korduste. See autopiloot ei ole sinu isiksus. Ja sa ei ole ärev inimene, nii nagu paljud arvavad, vaid et oled sina ja sul on autopiloot, mis käivitab liiga sageli ärevuse emotsiooni. Nii nagu ma alguses küsisin, et aga milline oleks sinu elu, kui su ärevuse emotsioon läheks käima ainult 1 kord 3 kuu jooksul, lühikeseks ajaks. Ja siis sa ütlesid, et poleks probleem. Nii et probleem seisneb selles, et see autopiloot käivitab ärevust liiga sageli. Ja nüüd ongi küsimus, kuidas sellisest autopiloodist, mis on kujunenud läbi korduse, ehk see pole nii-öelda, sa pole sündinud sellega, see pole sinu iseloom, see pole sinu selline natuur, siis ütleme nii, vaid see on kujunenud läbi korduste. Kuidas läbi korduste kujunenud mehhanismist vabaks saada? Kui sinu ärevus ei läheks käima, siis kas sul oleks probleemi ärevusega? Just nimelt, ei oleks. Aga vaatame siit veel nüüd edasi, meil on palju seda põnevat ärevusega seoses avastada. Rääkisin siin, et see autopiloodi kohta kasutatakse ka sõna alateadvus. Tegelikult mingit sellist üksust või looma või kohta, kus meie sees on alateadvus, ei oleks. Alateadvus tähendab mitteteadvustatud protsesse ehk protsesse, mis on alateadvustatud ehk toimivad, kuid me nagu ei teadvusta nende toimimist. Ja ehk nad töötavad, aga me ei ole nagu nende juures. Ehk autopiloot võrdubki alateadvus. See autopiloot on mehhanism, mis toimetab iseseisvalt, toimetab analoogia ja mehaanika printsiibil ja väga sageli me isegi ei teadvusta, mida ta seal toimetab. Alles hiljem tagajärge, kui see autopiloot on juba midagi ära korraldanud, siis me alles nagu märkame, et näiteks pandi käima teatud emotsioon. Eelmisel webinaril me rääkisime päris põhjalikult sellest, kuidas see autopiloot paneb käima mõtteid, informatsiooni mälust. Ja alateadvusel ehk siis sellel autopiloodil, tal on ta lähtub nagu 3 vajadusest, mis väljenduvad absoluutselt kõikidel inimestel sellise 3 hästi universaalse soovina. Üks nendest soovidest, üks neist 3 väga fundamentaalsest soovist on soov olla õnnelik. Teine fundamentaalne soov on soov kontrollida ja teada. Ja 3. soov on soov nii-öelda olla olemas või soov olla keegi. Ja ärevus on seotud sooviga kontrollida ja teada. Seesama autopiloot on nagu tagavarasüsteem, see alateadvus on nagu tagavarasüsteem, et kui sa ise ei ole teadvelolekus, sa oled näiteks kõnnid tänaval ja vahid telefoni ja sa ei teadvusta, mis ümberringi toimub. Või sa sõidad autoga, vahid telefoni või jutustad kellegagi või kuulad mingit lugu, igal juhul su fookus on millelgi muul kui liiklusel
Et siis ongi see alateadvus ehk siis see autopiloot nagu korraldab automaatikal põhinevalt sinu siis nagu tegutsemist seal. Ja selle autopiloodi ja nende 3 soovi kõige fundamentaalsem asi, mida autopiloot püüab siis sinu heaks teha, olles selline tagavarasüsteem, on noh, inglise keeles see kõlab paremini, on survival ehk ellujäämine. See ei tähenda ainult seda, et noh, ma ei sure ära, ma jään ellu. Näiteks, kui sa tunned häbitunnet, kas häbiga sageli kaasneb ka ärevus? Kes meist armastaks häbisse jääda? Nii et ärevus ja häbi on omavahel kuidagimoodi seotud. Nüüd see häbitunne, kui inimene tunneb häbi, siis ta tavaliselt on noh, selles olukorras kas mingist seltskonnast nagu välja jäetud või on tema mainet maha tehtud või on tema selline moraal kannatada saanud. Teda võib-olla järgmine kord ei võeta mingisse kampa, mingisse seltskonda, talle ei anta võib-olla mingit tööotsa, teda võib-olla vaadatakse imelikult, kui inimest on teda nagu on häbistatud, kui ta on teinud midagi ja inimene on kogenud häbi. Vot see, et sa jääd nagu välja millestki ja isegi kui väliselt ei jää, aga enda arvates tunned, et sa oled nagu nii häbis, nii nii-öelda markmaani, siis sa tunned, et sa ei taha sinna enam minna või sa ei taha selle inimesega enam rääkida või sa ei taha seda ülesannet enam teha. Ühesõnaga, sa jätad kas ennast välja või sind jäetakse välja. Ja see on kõik siis see nii-öelda mitte survival ehk mitte ellujäämine. Sinu šansid olla selline noh, kuidas ma ütlen, täies õies või täies elujõus vähenevad, kui sa koged häbi. Ja selle autopiloodi ehk alateadvuse ülesanne on siis justkui, kuna häbi on ka valulik emotsioon, eks, on siis skännida kogu aeg ümbrust, et märgata siin neidsamu tunnuseid, neid märke, et mis võiks siin olla nähtava osas, kuuldava osas, märgid sellele, et sa võid kogeda häbi ja siis käivitada ärevus, et sa noh, justkui autopiloodi arvates no vähemalt jääksid ellu. Et sa siis noh, häbi ei tunneks, et sa ei saaks seltskonnast välja jäetud. Nii et see alateadvus, see autopiloot tegelikult noh, ühel viisil püüab meid mitte püüab meid aidata, võib-olla ei olegi kõige parem väljendus, las ma vaatan, mis see hea sõnastus siin on. Ta on tagavarasüsteem, mille, kuidas ma ütlen, mille olemasolu või mille eesmärk on nagu oma fundamentaalselt oma olemuses nagu või hea või inimest toetav. Ehk ta on nagu süsteem, mis noh, peaks automatiseerima ära teatud protsessid, mida me teeme sageli. Noh, ma rääkisin, et autopiloot kujuneb läbi korduste, eks ole. Ja paraku on nii, et kui me noh, kogeme korduvalt ehk toimuvad kordused näiteks siis emotsionaalsel tasandil ärevusega, siis ärevuse osa ja hakkab siis ärevust käima panema ka nendes olukordades, kus tegelikult ohtu pole, aga ta leiab sarnasusi. Nii et autopiloot nagu ühelt poolt on loodud meie elu nagu toetama, noh näiteks füüsiline autopiloot, eks ole, et me õpime kirjutama ja me ei pea iga hommik uuesti kirjutama õppima. Me õpime kõndima, me õpime autoga sõitma, me õpime süüa tegema, et me ei pea seda kogu aeg uuesti õppima. Et autopiloot, tema eesmärk on nagu üllas, ta nagu justkui peaks lihtsustama elu. Aga kui autopiloot hakkab automatiseerima ära emotsionaalseid protsesse, vot siis siin tuleb palju nagu nii-öelda vigasid sisse, just selle tõttu, et ta on mehaaniline, ta nagu ei kaasajastu. Kui sinna autopiloodi peale on salvestunud, et vot need infoüksused, ehk siis tulen siia juurde tagasi, et see hambaarsti juures näiteks, mida sa nägid, kuulsid ja niimoodi, et kui need infoüksused nüüd kuskil ühiskonnas nagu või ümbritsevas esinevad, et siis ta paneb kohe käima ärevuse. Ja et see autopilooti nagu ei huvita, et aeg on mööda läinud ja see pole üldse see olukord enam ja nii edasi. Ja vot selles kohas ta on siis probleem. Ma siit lähen edasi nüüd
Sellise osaga, kus ma selgitan, mis asi on komplekt või kompleks. 3 osast koosnev kompleks, sest see on just see, mis emotsioonidega seoses tekib ja kuna meil on täna teemaks ärevus, siis räägin seda kõike lihtsalt ärevuse näitel. Ühesõnaga, sellest hambaarsti juures olevast informatsioonist ma juba rääkisin. See on nüüd info, mis salvestub mällu. Ja ja noh, teine sõnastus sellele infole, mis mällu on salvestunud, on, et need on need meie mõtted. Vaata, piisab, kui sa mõtled niimoodi, noh, kas natukene puudutad või lausa ennastunnustavalt mõtled sellest hambaarsti juures käimisest, siis juba piisab, et autopiloot käivitaks sul natuke ärevust. Osadel inimestel on see informatsioon seal nii hell, et sa ei pea üldse hambaarsti juurde minemagi. Piisab, kui sa nii-öelda noh, mõtled, et sa hakkad hambaarsti juurde minema või võib-olla sa pead hambaarsti juurde minema või lihtsalt meenutad seda hambaarsti juures olemise kogemust ja juba läheb käima ärevuse emotsioon. Seda teeb siis autopiloot. Ehk siin on juba 2 osapoolt. Mõtled ehk mäluosa, siis see emotsioon, mis käivitub, mis ei ole üldse mõtted, vaid tunne. Ja nüüd 3. osapool, mis ka käivitub, eks ole, nii kui ärevus läheb käima, järgneb sellele ka reaktsioon füüsilises kehas. Ja kõigile inimestele on tuttav, mis on see füüsilise keha reaktsioon, kui ärevus on käivitunud. Kõik on seda kogenud. Nüüd oluline on teada seda, et tegelikult need kehasignaalid ei ole probleem. Nad võivad olla kõige esiletungivamad, võib-olla kõige ebameeldivamad, see süda puperdab, võib-olla käed higistavad, pea käib ringi, aga tegelikult need ei ole probleem. Need on kogu selle komplekti või kompleksi selline nagu ühine lõpptee või et noh, see on see, mis käivitub lõpuks noh, nagu reeglipärasena. Ütleme siis, toon sellise näite. Kui sa viskad kivi tiiki ja see tiik on enne sile, ja kui sa nüüd selle kivi sinna viskad, siis tuleb järellainetus. Et see kivi viskamine on nagu see ärevuse emotsioon, mis läheb käima. Ja see järellainetus, mis tekib, on nüüd see füüsilises kehas toimuv nii-öelda vastusreaktsioon. Ehk kui inimene kogeb ärevuse emotsiooni, autopiloot on selle käima pannud, ükskõik, kas sa tahtsid, et see käivituks või ei tahtnud, et see käivituks. Kui ärevuse emotsioon on käima pannud, siis füüsiline keha reageerib sellele alati. Sa võid isegi mõelda, et pole mingit põhjust ärevuseks, see ei loe, sest nii kui ärevuse emotsioon on käima pandud, füüsiline keha reageerib. Teistpidi võiks öelda, et füüsiline keha kohaneb selle emotsionaalse seisundiga, kus sa oled. Kui sa näiteks hakkad tundma rahutunnet, siis pane tähele, kuidas füüsiline keha nüüd kohaneb rahuga. Ja ta aeglustab südametööd, süvendab hingamist. Kohe füüsiline keha nagu, ta on nagu selline hästi tundlik instrument. Nii kui su emotsioon muutub, kohe tema nagu nii-öelda vormib oma kõik oma bioloogilised ja füsioloogilised reaktsioonid vastavalt. Nii et see füüsilises kehas toimuv, kõik see, mis ärevuse tagajärjel toimub, tegelikult on siis nagu see kõige kaugem tagajärg ja see ei ole üldse probleem, sest see on see koht, kus sekkumine on kõige ebaefektiivsem. Sa võid rahustada seda kehaosa, aga tegelikult probleem oli selles, et ärevus läks käima. Miks läks ärevus käima, isegi kui sa ei tahtnud? Siin on autopiloot. Autopiloot on tekkinud läbi korduse. Mida me oskame teha autopiloodiga? Vot see on see küsimus. Ehk teisisõnu, mida meile on õpetatud, et mida teha autopiloodiga? Kas me oleme üldse kuulnud, mis asi, et mis asi see nähtus minu sees, see autopiloot on, olen ma seda ise tähele pannud ja tekkinud see küsimärk, mis asi on see autopiloot? Tegelikult ei ole sellest ju eriti räägitud. Ja see on see üks probleemne koht meie ka hariduses, aga ka üldse ühiskonnas. Meil ei ole nagu sellist vaadet või kirjaoskust autopiloodist, emotsioonidest ja nii edasi. Siin on
Jah, hea, et te kommenteerite, ma mõnest püüan kinni haarata, et kas hirm võrdub ärevus, ma päris mitte üks-ühele, et ma siin lõpupoole toon need erisused välja. Ja aga et siis ühesõnaga ärevus selles kompleksis tähendab, on siis 3 osapoolt. See informatsioon ehk siis ka mõtted sellel infol, emotsioon ja siis füüsiline reaktsioon. Ja nad on kõik täiesti nagu noh, nagu üks suur nagu komplekt ja selles komplektis on nagu 3 kambrit, 3 osa: mõtted, emotsioon, füüsiline. Ja iseenesest siin ei ole sellist muna või kana fenomeni, et kumb läks esimesena käima. Kui see komplekt on kord nagu moodustunud, ehk nagu seal hambaarsti juures ta moodustus, ja et seal oli füüsiline reaktsioon, seal oli emotsioon, seal oli see informatsioon, noh, hiljem sai sellest mälus olevad mõtted ja info, on ju. Kui see komplekt on kord moodustunud, siis see komplekt võib käivituda ükskõik millisest otsast. Näiteks kas või sa lähed trenni, teed seal sellist intensiivset treeningut, su südamelöögisagedus ilmselgelt tõuseb, sest see on treeningu ajal täiesti normaalne ja tavapärane, see peabki nii olema. Su hingamine kiireneb, su keha hakkab higistama ja juhul, kui sul on nüüd ärevus, üks sinu selliseid, kuidas ma ütlen, tugevaid kaaslaseid, siis võib vabalt juhtuda, et see füüsiline nii-öelda informatsioon ehk füüsilises kehas toimuvad need protsessid on piisav, mida autopiloot loeb, et ahah, näed, süda puperdab, käed higistavad, hahmin õhku, järelikult on see ohuolukord ja ta paneb käima ärevuse. Ja kui ärevus läheb käima, siis aktiveerub kohe ka see informatsioon mälust, et issand, mis mul viga on, kas ma tunnen siin, kas on oht ja nagu kogu see krempel läheb käima, nii et kui see komplekt on moodustunud, see kolmene komplekt, võib ta vabalt minna käima puhtalt füüsilisest elemendist. Ta võib minna käima informatsiooni elemendist, see on seesama, et näiteks hakkad mõtlema hambaarsti peale. Ta võib minna käima puhtalt lihtsalt emotsiooni elemendist, et autopiloot leiab mingi sarnasuse, paneb emotsiooni käima ja nüüd siis koos temaga ka partnerid käivituvad. Tulevad mõtted, mis on ärevusega, noh, antud olukorraga siis seotud, sest kõik olukorrad ei ole ju hambaarsti olukorrad, eks ole, ja tuleb see füüsiline reaktsioon. Jah, nii et siin on tegemist kolmese osaga ja järgmiseks teemegi läbi lähenemisi, mida teha iga osapoolega. Me vaatame nüüd sellist tegevust nagu emotsiooni vabastamine. Ma jagan teiega enda ekraani. Näete te minu ekraani? Noogutage, kui näete. Et see on siis see meie tänane teema. Siin on nüüd üks Practical Consciousnessi tehnika, mida me nimetame seiskamise tehnikaks. See on üks põhitehnikatest autopiloodi poolt käima pandud emotsiooni nii-öelda lakkamise jaoks. Ehk autopiloot on selle emotsiooni käima pannud, kuid sina saad arukusega aru, et tegelikult siin ei ole, noh, antud juhul ärevuse kontekstis siin ei ole ohuolukorda, et autopiloot on teinud nii-öelda ennatliku vea. Ta on pannud käima selle emotsiooni, lähtudes siis oma mehaanikast, oma analoogiast, sellest infost. Tegelikult siin ohtu pole. Kui inimene seda tehnikat kasutab, siis tulemusena ta kogeb, et see emotsioon, mida autopiloot käima pani, see ei jätka oma tööd. Ehk ärevus ei jätka oma tööd. Soovite te seda tehnikat läbi teha? See on kõige olulisem võib-olla nüanss või tehnika üldse täna kogu selle lähenemise juures ja tegelikult on see tuumteadmine nende Practical Consciousnessi esimeste selliste astmete juures. See tehnika põhineb teadmisel, et emotsioon on teatud liikumine.
teatud energia, mis liigub. Iseenesest sõna emotsioon on lühend ja see tuleb sõnast energy in motion. Inglise keeles siis on see, et energia, mis on liikumises. Seda on lühendatud energy in motion, sellest on saadud emotion, mis viitab sellele, et emotsioon on energia, mis liigub. Kui sa nüüd tunned ärevust, siis oma kogemusest vaata, kus kohas oma keha piires sa enamasti tunned seda ärevuse nagu keset. Kus ta kõige rohkem tunda annab? Pane käsi selle koha peale. Enamus inimesi tunneb seda rinnakus, mõned inimesed tunnevad seda kruttimisena ka kõhus, aga enamus inimesi rinnakus. Ja mis seal siis liigub? Sa tunned, et midagi seal krutib, midagi seal nagu toimub, mingi intensiivsus on seal. Süda ei ole see, mis seda põhjustab, seda aistingut. Kopsud ei ole see, mis seda põhjustab. Hingamine ei ole see, mis seda põhjustab. Ükski anatoomiline üksus ei põhjusta seda aistingut, seda tunnet, mida sa tunned, kui sa tunned ärevust. Seepärast me ütlemegi, et see on energia, mis liigub, sest midagi seal ju siiski liigub. Ja sa tunned seda teatud intensiivsusena. See ärevus võib sealt ka nii-öelda hajuda või levida. Mõnikord on see ärevus nii suur, et ta laieneb nii, et terve su keha tunneb seda võbelemist või intensiivsust või liikumist. No sa ise tead kõige paremat sõna, millega seda kirjeldada. Mõnikord on nii, et me ütleme, et see ärevus on kasvanud täiesti üle pea, ehk sa tunned, et sa oled nagu lausa selle liikumise nagu mingi kookoni sees, et isegi su pea on selle sees, et see on nagu üleni, jah. Aga me teame oma praktikast, me teame oma uuringust, et see algab enamasti rinnakust ja seetõttu see rinnak on meie nagu kõige huvipakkuvam koht, sest see on see koht, kust tabada see tegelane nii-öelda teolt. Ja kui see tegelane tabada õigelt kohalt teolt, siis tegelikult lakkab ära ka tema levik mujale. Ühesõnaga, see tehnika põhineb siis teadmisel, et emotsioon, antud juhul ärevus, on mingi energia, mis liigub. Nüüd, kui see energia liigub, siis see ongi see, et see emotsioon nagu, kuidas ma ütlen, nagu hingab või nagu jätkub või töötab, millist sõna siin kasutada. Liikumine ongi see, et ta töötab ja sa tunned seda tööd. Jah. Ma siin ei räägi sellest, eks ole, millist füüsilist tagajärge ta annab. Süda võib ka puperdada ja kuna see liikumine ja see südame puperdamine on üsna samas ruumis siin, siis sulle võivad tunduda need kaks ühesugust asja. Jah. Kuid erista siiski, et üks on lihtsalt selline mehaaniline puperdamine ja teine on siis selline nagu kõhedaks tegev või õõnsaks tegev või siukseks imelikuks tegev tundmus siin rinnakus. See on see ärevus. Selleks, et seiskamistehnika läbi viia, ma esialgu viin teid sellest läbi tegevuse ja siis võtan lahti nagu selle tehnika detailid. Kõige parem on see, kui sa nii-öelda näed ja koged oma silmaga. Selleks, et seda teha, võta omale nüüd isikliku praktika aeg. Kui sa soovid, võid selleks hetkeks panna kaamera kinni, kuigi mitte midagi siin ei ole nagu varjata iseenesest. Ühesõnaga, istu sirge seljaga, pane silmad kinni. Hästi põgusalt, niimoodi natukene ainult, meenuta mõnda nagu viimatist olukorda, kus sa tundsid ärevust. See on nüüd informatsioon, mida ma palun sul puudutada sinu mälust. Nüüd, kui sa seda olukorda meenutad, siis ole tundlik ja pane tähele, siin rinnakus käivitub mingi intensiivsus. Osad teist
piisab, kui ainult hästi natuke meenutada ja see ärevus juba aktiveerub. Osad teist, kes ei ole, kuidas ma ütlen, kellel see ärevus ei ole nii teema elus, teil on võib-olla natukene rohkem vaja seda olukorda meenutada. Osadel teist on hästi hea tundlikkus ja teie märkate kohe seda, kui midagi tuli nüüd, midagi aktiveerus siin rinnakus. Ühesõnaga, hoia silmad kinni. Kui see emotsioon on sul juba aktiveerunud, et sa tunned seda ärevust, siis jää ainult selle tundmise juurde. Ära enam siis sellele meenutusele keskendu, nüüd meil on juba see emotsioon siin olemas, millega tööd teha. Ja pane tähele, et sa nagu justkui ülevalt alla nagu vaatad seda emotsiooni. Noh, et emotsioon on siin rinnakus, aga sina oled kuskil siin kõrgemal ja sa nagu, sul on silmad nagu natuke allapoole suunatud. Noh, sisemiselt. See on see olukord, kus oled sina, siis on see objekt, mida me nimetame emotsioon, ja sina teadvustad emotsiooni. See, et sina nii-öelda lihtsalt antud juhul vaatled emotsiooni, ongi teadvustamine. Pane nüüd tähele selle emotsiooni sellist nii-öelda füüsikat. Kui suur ta on? Kas ta on sul seal ploomisuurune, on ta apelsinisuurune, on ta melonisuurune, on ta kõrvitsasuurune? Kui suur on sul seal see intensiivsus? Enda jaoks vaata, ära mulle praegu midagi kirjuta ja hoia silmad endiselt kinni, sest nii on sul parem keskenduda. Pane tähele nüüd selle energia kvaliteete. Just nimelt, et kas ta on mingi intensiivsus, on ta mingi selline aeglustumine, on ta selline kruttimine, nagu märka, et tal on mingi oma selline noh, nii-öelda iseloomulik kvaliteet. Nüüd on sul olemas see enam-vähem see nagu see maht nii-öelda ehk kui suur ta oli. Nüüd on see kvaliteet, ehk sa oled uurinud teda, jah. Nüüd sa oled aru saanud, et sina ei ole see emotsioon, vaid sina oled selle emotsiooni vaatleja, uurija praegu. Jah, see emotsioon on käivitunud, pakub sulle kogemust, kuid sina ei ole see emotsioon, vaid see, kes saab kogemust. Nüüd ole hea, kasuta sellist nagu märksõna, mille puhul see liikumine just selles mahus, nagu sul see seal rinnakus on ta siis seal ploom või apelsin või melon, et see liikumine seiskuks täielikult. Mis oleks see sinu märksõna, kas seis või stopp, kui sa tahaksid, et miski seiskuks, mingi liikumine seiskuks, jääks seisma. Sa ei suru seda energiat allapoole, sa ei püüa teda kuhugi ära hajutada, lihtsalt kogu see liikumine kasuta nagu justkui sellist soovi, et stopp. Ta nagu hanguks. Ja hoia seda hangumist, selle energia seiskunud olekut kuskil 4 sekundit. Ja nüüd on 4 sekundit kindlasti läbi, rohkem ei pea hoidma seda seiskumist, aga hoia veel natuke aega silmad kinni ja pane tähele tagajärge. Mis sellest intensiivsusest aja jooksul saab? 5 sekundi pärast, 10 sekundi pärast, oma silm on kuningas, jälgi, mis saab sellest intensiivsusest. Ja ole hea, pane mulle chati nüüd, mis sellest intensiivsusest sai. Milja on juba jõudnud vastata, et hajus Marionil vähenes, väga hea, kadus kuhugi ära, taandus, lahustus, hajus, hääbus vaikselt ära, väga hea. Need, kellel veel ei hajunud ära või lahustunud või kadunud, anna lihtsalt natuke aega, mõne emotsiooni kuidas ma siis ütlen, töö ja see on ka indiviiditi erinev, ühesõnaga, see võib olla erinev, kui kiiresti
See hajumine toimub, enamasti ta toimub kuskil 5 või 10 sekundiga, aga mõnikord tšekkame poole minuti pärast, mõnikord tšekkame minuti pärast. Me ei eelda, et kogu ärevus on nüüd nagu selles mõttes nagu nüüd on su ärevus lahendatud kõik. Ja praegu, mis me tegime, on siis seiskamise tehnika kasutamine ja sellega huvitaval kombel me oleme avastanud, et vabaneb see seos informatsiooni ja ärevuse käivitumise vahel. Ma palusin sul, eks ole, meenutada, et olukorda, mis viimati kus ta viimati ärevus käivitus, sa ju meenutasid konkreetset informatsiooni, aga selles olukorras oli veel informatsiooni, mida sa ju ei meenutanud. Ja selle informatsiooniga võib veel ärevus seotud olla. On veel väga palju teisi olukordi, mida sa ei meenutanud ja ka nende olukordadega on ärevus endiselt seotud. Iseenesest on see tegevus väga lihtne, see seiskamine, ja elu pakub iseenesest nagu selline teenindaja või catering meile ise neid võimalusi järjest vabastada, neid samu ühendusi informatsiooni ja emotsiooni vahel, ehk me ei pea isegi juurdlema. Lihtsalt iga kord, kui sa märkad, et autopiloot pani käima iseenesest mingi emotsiooni, siis sa võiksid kohe juba eeldada, et ahah, järelikult on siin taga mingi autopiloot. Sest muidu ja informatsioon, millega siis see autopiloot on selle emotsiooni ära sidunud, muidu ei oleks see emotsioon iseenesest käima läinud. Seega, nii kui sa tunned, et mingi emotsioon on käivitunud või sa märkad, et parasjagu just nüüd käivitub või sa avastad alles 10 minuti pärast, et issand, ma olen kogu see aeg juba ärevust tundnud, siis sa võid kohe asuda selle juurde, et sa kasutad seda seiskamise tehnikat. Tee nii, nagu me läbi tegime. Sa kõigepealt, võib-olla sul on vaja meenutada, aga võib-olla see ärevus on juba käivitunud, nii et sul ei ole vaja midagi enam isegi meenutada, eks ole. Siis sa juba keskendud sellele füüsilisele kohale. Sest meie emotsionaalne, kuidas ma ütlen, tasand on meie füüsilise kehaga kohakuti. Ja ehk need emotsioonid tekivad siin torso piirkonnas alati. Nii et see on meile hea spikker, et sa vaata seda emotsiooni, isegi kui ta on hajunud kuhugi mujale, kus on tema kese just siin torso piirkonnas ja ärevusel on enamasti siis siin rinnaku piirkonnas. Nii et siis, kui see ärevus on käivitunud, siis sa justkui sisemiselt hoiad oma fookust selle emotsiooni peal. Mitte ei hakka siin mõtlema selle üle ega arvustama, on see hea või halb emotsioon ja sobib, ei sobi, ei. Sa hinda füüsiliselt, kui suur on see intensiivsus ehk kui suur on see maht. Sa vaata tema kvaliteete ehk õpi emotsiooni tundma naturaalselt. Ehk mis ta on. Kui sa edened praktikates ja juhul, kui sa õpid juurde näiteks kursuse jooksul, et siis ma räägin, siis meil on rohkem aega, ma saan rääkida, mida siin veel emotsiooni puhul uurida. Aga piisab esialgu sellest, kui sa vaatled seda mahtu, kui sa vaatled seda kvaliteeti ja nüüd kasutad endale sobivat märksõna. See on mingi selline sõna, mille sa ise valid, aga mis sinu jaoks tähendab, et nii kui sa selle sõna ütled, siis nagu tekib selline nagu täielik seiskumine, täielik hangumine. Mitte nii, et aeglustu või peatu või midagi, vaid stopp, seis, enamasti on need sõnad. Mõnikord kasutatakse ka mingit konkreetset heli, aga ma soovitan teil jääda esialgu sõnade juurde, nii et võta omale üks sõna, mis tähendab seiskumist ja kui see energia on nagu miski, mis seal sinu rindkeres niimoodi liigub, siis sa teda nagu hoiad 4 sekundit, hoiad hellalt, ehk siin peaks olema juures heasoovlikkus. Ja, sest emotsioon ei ole midagi halba teinud, lihtsalt autopiloot, mis on kujunenud läbi korduste, see on kõik üks suur eksitus, pani selle nüüd käima. Siin ei ole nagu mingit emotsiooni, kes püüab sulle kätte maksta, nii et sa hoiad teda heasoovlikult, teades, et siin ei ole nagu tegelikult kedagi või midagi, mis sulle kätte maksab. Hoiad 4 sekundit, siis lõpetad selle hoidmise ja
hoiad veel umbes 10 või sekundit või nii edasi oma pilku sellel piirkonnal, jälgid, mis saab. See on sulle kõige parem nii-öelda indikaator, mis sellest emotsioonist sai, kas ta vabanes või mitte. Kui ta hajub ära, lahtub ära, sulab ära, kõik need sõnad, mis te siin kasutasite, siis see emotsioon ongi nüüd vabanenud. Ehk see tähendab, et täpselt selles olukorras, täpselt selle info kontekstis enam teda käima ei panda. See on põhipraktika, mida me kasutame Practical Consciousnessis, et vabaneda kõikidest autopiloodi vigadest. Olgu see tegelikult kas rahulolematuse käimaminek, viha käimaminek, pettumuse käimaminek, süütunde käimaminek, kurbuse käimaminek. Kõik need emotsioonid, mis lähevad käima ja toodavad selliseid tagajärgi, mis on negatiivsed või häirivad. Seda autopilooti me vähendame. Aga praegu me mängisime läbi seda ärevuse kontekstiga, sest see on meie põhiline teema. Kui see autopiloot käivitub isegi öösel, lihtsalt saabub kohale, äratab üles, kas rakendada seda tehnikat, kui sa juba niikuinii üles oled ärganud, siis sul ei ole mitte midagi kaotada, kui seda tehnikat rakendada. Selle tehnikaga saab nii-öelda käimasolevat emotsiooni, ükskõik kui kaua ta juba käinud on, vabastada ja ta vabaneb nii, nagu te siis siin kirjutasite, tegelikult väga kiiresti. Teie vastused tulid siin sellise ilmselt trükkimise viivisega, aga alla poole minuti või minuti jooksul. Ööga on lihtsalt see teema, et tegelikult ööks jäävad käima need emotsioonid, mis juba päeval käisid, aga mida me päevategevuste tõttu ei märganud, sest meie fookus on mujal. See on seesama, mida ma rääkisin, et alateadvus või autopiloot, ta siin toimetab, käivitab igasuguseid asju ja meie oleme oma päevategevustes, räägime kellegi ja kirjutame midagi ja me ei pane tähelegi, mida ta siin kõike käivitab. Öösel need asjad, mis on päeval käima läinud, paistavad paremini välja, sest meil ei ole muid tegevusi. Ja tavaliselt need emotsioonid, mis siis päeval on käima läinud, kanalduvad nii-öelda üle või kanduvad üle meie unenägudesse. Et kas siis näed ärevaid unenägusid, kus sa alati pettud või see sinu põhiline emotsioon või põhiline perioodi emotsioon paistab sealt unenägudest hästi välja. Unenägudega võib töötada ka niimoodi, et üks on see, et ärkad üles ja teed sedasama vabastamist ja teine võimalus on see, et hommikul meenutad põgusalt seda, mitte nüüd unenäo stsenaariumit ennast, aga nagu seda fakti, et sul oli unenäo ajal ärevus. Meenutad nagu seda perioodi oma ööst või oma ööd nii-öelda, et ahah, mul oli siin ärevus. Piisab, kui sa hakkad seda meenutama, siis see ärevuse emotsioon, kuna seal on seos, samamoodi käivitub ja siis sa saad seda jälle vabastada. Mul on nii hea meel, et te küsimusi küsite, aga ma siis valin siit ise mõningaid, mida kommenteerida, sest muidu meil läheb jutt liiga pikaks. Nii et see oli siis üks põhitehnikaid, mida ma soovitan teil kasutada ja mitte ainult ärevusega, vaid ka tegelikult teiste emotsioonidega. Ja proovime tänase webinari jooksul seda veel paar korda kasutada, et see ei jääks selliseks ühekordseks. Järgmine nüanss, mis ma siia veel lisan, on see, et tegelikult lõpuks ei ole meil mitte eesmärk ärevusest või sellest emotsioonist lahti saada. Kuigi alguses tundub niimoodi, ärevus, see on ju nii vastik tunne ja ma tahan tast lahti saada. See ainult alguses tundub nii, et ma tahan lahti saada. Tegelikult, mida me tahame, on teadmise kasv. Ehk selle tegevuse kaudu see vabastamine ise, aga ka üldse see, et sa osaled siin webinaril ja me koos sellest räägime, õpid sa rohkem nagu mõistma, mis asjad need emotsioonid on, mis asi see autopiloot on, mis see ärevus on. Ehk sa kogud teadmist. Ja mida parem on lõpuks inimese teadmine, siis ta muutub mingis alas professionaaliks.
Väga hea oleks, kui me oleksime oma emotsioonide haldamise osas professionaalid. Jah. Mõtle mõnele inimesele, kui professionaal kui ta on professionaal, siis ta teab ju täpselt, kuidas midagi teha. Aga kui tuleb sinna kõrvale üks praktikant, siis, tema ei ole professionaal ja tema teeb igasuguseid võib-olla vigu ja keerab mingit käkki kokku ja võib-olla, noh, ta ise ei ole selle üle õnnelik, aga siiski see juhtub sellepärast, et ta pole professionaal. Meil on elus samamoodi. Kui me oleksime professionaalid oma emotsioonide nagu valdkonnas, siis me toodaksime selliseid tagajärgi, et me kogeme õnnelikkust, me kogeme rahu, äh, me kogeme nii-öelda seda, mida me tahame kogeda. Mitte nii, et autopiloot paneb käima asju, mida me ei taha kogeda. Aga kuna me oleme pigem olukorras, kus me ei ole õppinud neid asju ja ei ole professionaalid, vaid pigem oleme need praktikandid, siis me nii-öelda kogu aeg teeme vigu, kogu aeg keerame käkke kokku ja selle tulemusena siis toodame mitte seda, mida professionaal toodab, et oh, suurepärane tulemus, vaid me toodame kogu aeg asju, mida on vaja kas ümber teha või mis nagu on nagu üks viga teise otsa nii-öelda. Ehk siis oma patsientidele ka ma selgitan, et tegelik ravi on teadmine. Tegelik ravi ei ole tablett või keegi teine teeb meid terveks. Kuigi need võivad ajutiselt natukene olukorda leevendada ja aidata. Meie eluiga on pikk ja keegi ei unista kogu aeg tableti võtmisest või et keegi teine teda fiksima peab. Tegelik ravi on teadmine ja seda teadmist ma praegu teiega jagangi. Nii et suhtuge siis sellesse teadmisesse, et ta on natukene nagu teise kaaluga, vähemalt minu jaoks, kui et lihtsalt, et ah, ma kuulan midagi. Vaid kui see aitab sul saada aru sinu endaga toimuvast, siis on see täitnud oma eesmärki. Jah, et mõnikord inimesed arvavad ka seda, et emotsioonil on mingi sõnum meile, mingi nagu eesmärk. Ja ühelt poolt on ja teiselt poolt ei ole. Selles mõttes on, et emotsiooni sõnum ongi see, et õpi tundma, kes ma olen. Näiteks ärevuse emotsioon käivitub. Nii, kui sa nüüd jälgid teda niimoodi, nagu meie tegime, kui suur ta on, kas ta paisub ja kahaneb, millistes olukordades ta võib olla hästi suur nagu elevant ja mingites olukordades ta võib olla hästi pisikene, ehk tal on väga palju nagu nägusid nii-öelda. Siis mis on selle emotsiooni nagu sellised noh, iseloomulikud jooned näiteks, et kas ta on intensiivsus, on ta vaibumine, on ta mingi kruttimine. Kui sa võrdled näiteks ärevust ja siis ütleme rõõmu, eks ole, siis rõõm on ka teatud intensiivsus, aga ometigi ta ju erineb oma kvaliteetides ärevusest. Neil on mingisugune nagu erinevus ja sa võid nagu täitsa nagu vaadata, eks ole, kuidas nad omavahel erinevad, see on emotsiooni tundmaõppimine. Mitte see, et sa püüad mingit lugu meenutada, et kuna keegi tundis rõõmu või kuna keegi tundis ärevust ja mis olukord see oli ja mis tema mulle tegi ja mis ma talle ütlesin, vaid et õpi tundma seda emotsiooni ennast. Ja see emotsioon ilmubki selleks, et sa saaksid teda tundma tegelikult ja kui me neid emotsioone tunneme nagu noh, nii-öelda sõpru, sest tegelikult emotsioonid ei ole halvad. See ei olnud mul küll tänane nagu otseselt teema ja ma vaatan, et meil on päris palju aega kulunud, aga ma võrdlen emotsioone puuviljadega. Et meil on seespool umbes nagu 150 puuvilja. Ja sa võid mõelda puuvilju, et ananassid, apelsinid, banaanid, kiivid, paneme marjad ka siia hulka, eks ole, maasikad, kirsid. Iga puuvili on nagu oma maitsega, oma välimusega, oma suurusega. Ja kes siis ütleb, milline puuvili on halb ja milline on hea? Me võime ju öelda näiteks, et oh, sidrun on halb ja banaan on hea. Sest sidrun on hapu ja banaan on magus. Aga need on tegelikult hinnangud. Kui me nüüd uurime, siis sidrunil on oma töö.
tema töö on kehas teha mingeid asju, aga et milline on sidrun, no tema maitseb vot niimoodi ja kui sa selliselt hapult ja tema maitse kestab nii kaua ja kui seda alla neelad, tunned sa füüsilises kehas seda ja nii edasi. Ja ta erineb oma sellist iseloomulikkusest täiesti banaanist, kui sa teda sööd, on ju, et banaan on siis selline magus ja võib-olla täidlane ja pehme ja selline jahune ja et ta on täitsa teistsugune sidrunist. Aga sidrun, ühesõnaga piir hea ja halva vahel ei lähe see, et sidrun on halvem kui banaan, vaid piir hea ja halva vahel läheb sealt, kuidas on meie teadmine, kuidas seda puuvilja kasutada. Näiteks, kui sa sidrunit kasutad natukene, siis on see super C-vitamiin, super hea, meile vajalik. Aga kui sa võtad omale pähe, et sa jood 3 klaasi puhast sidrunimahla iga päev ja niimoodi mitu kuud, siis on see kehale kahjulik. Ehk et oluline ongi ka aru saada, et kui suur doos seda puuvilja on mulle nagu heade tagajärgedega ja kuivõrd palju seda puuvilja on mulle halbade tagajärgedega. Ja see võib olukorrati ka erineda. Nii et see ei ole nagu selline üks nagu selline nagu piparkoogi vormi lahendus, et see on alati nii ja kõik. Emotsioonidega on sama lugu. Väike doos laiskust, näiteks õhtul, võib olla väga hea, sest siis ta summutab, vaibutab ja sa jääd magama. Aga kui see laiskus käivitub hommikul, siis ei ole see üldse hea. See on vales olukorras ja võib-olla vales annuses ja sa ei saa voodist ülesse. Kui see ärevus ja me varsti vaatame, ma tahaksin sinna jõuda, mismoodi ma veel ärevust näen. Et kui see ärevus käivitub õiges olukorras hästi natukene, siis ta tegelikult on toetav. Aga kui ta käivitub olukorras, kus tegelikult ei ole mingit põhjust tema käivitumiseks ja kui ta käivitub liiga intensiivselt ja veel autopiloodi poolt, ehk sa ei saa seda ise reguleerida, sest autopiloot on nii-öelda sinu sekkumise välja lülitanud, siis on ta kahjulik. Ja nii et emotsiooni tundmaõppimine või emotsioonil on mingi sõnum meile, tähendabki seda, et me vaatlemegi seda emotsiooni ennast. Ja see ongi tema sõnum. Näed, ma teen seda asja. Kui ma käivitun, siis järgnevad need ja need asjad. Õpi tundma, millises doosis mind kasutada. Vabasta mind autopiloodi pealt selleks, et sa saaksid ise mind nagu puuviljavaagnat, mis on sinu sees, soovid saada sellist mõju, nagu ärevus annab, selline aktiivsus, intensiivsus ja nii edasi, kui sa soovid tõesti sellist mõju saada ja näed, et see on sinu olukorras hetkel kasulik, siis sa saad selle alati käivitada. Aga mitte nii, et autopiloot käivitab seda sinu eest ja nendes olukordades, kus sa tegelikult näed, et see ei ole kasulik. Nii et emotsioonidel on meile sõnum ja see sõnum on see, et uuri mind. Aga see on siis selles kontekstis, nagu ma rääkisin, mitte see, et et uuri neid lugusid, millega seoses ta käivitub, vaid uuri nagu füüsik. Jah. Aga neil selles mõttes ei ole sõnumit, et sellist nagu nii-öelda esoteerilist sõnumit, et kui sellega mul seoses tekib ärevus, siis järelikult on siin mingi kuri karjas. Siis ma järelikult ei peaks selle asjaga üldse tegelema. See ei ole sõnum, vaid see on vältiv käitumine, ma kohe sellest räägin, millises kohas asetsub vältiv käitumine selles ärevuse nagu kujunemise rattas siis nii-öelda. Jah, võta heaks. Küsimuse küsijale. Nii, et järgmine nüanss, kui ma räägin siis sellest komplektist, see kompleks, eks ole, kus on need 3 kambrit, rääkisime emotsioonikambrist, nüüd me räägime mõtete kambrist ja siis räägime kehakambrist. Et mõtted, vaata seesama lugu, et see hambaarsti juures käimine salvestus mällu, eks ole. No või ja sa võid siis nüüd järgmine kord mõelda hambaarsti peale, aga sa võta siin mõni oma analoog. Mingi sündmus, mille jooksul sul käivitus ärevus ja mis on sul salvestunud mällu. Võib-olla näiteks avalik esinemine. Selle me tavaliselt saame kaasa 1. klassist umbes, kui me kooli lähme või natuke varem, kus me oleme siis olukorras, kui ma nüüd hakkuksin, aga ma ei hakka nii detailselt kirjeldama, eks ole, et kujuta siis ette, et mis on see visuaal seal, eks ole.
kui sa oled koolis klassi ees, mida sa siis kõike näed, mis on see nagu see olukord justkui, teised seal, sina siin, sult oodatakse midagi, seinad, mis värvi, olukord milline, mingi kinnine ruum, konkreetsed inimesed, kõik vaatavad sinu suunas, noh, ühesõnaga sellist visuaali sa näed, mis on need helid, mis sa kuuled, mis on see võib-olla, noh, mida sa nahapinnaga tunned, sealhulgas kas valgus on niisugune sinakas või ere sul sinu poole suunatud. Noh, lõhnasid seal võib-olla väga palju pole, et see pole selle kompleksi juures nii oluline komponent ja mida sa tunned. Ja et see süda võib-olla puperdab ja või oled üldse selline blank, et mitte midagi ei mäleta, seisad seal klassi ees. See siis kõik salvestub seoses nüüd võimaliku sellise valukogemusega, sest on võimalik, et sa ei tea seal klassi ees vastuseid ja sa jääd häbisse ja see on siis noh, ebameeldiv emotsioon, eks ole. Ja autopiloot siis seostab kokku nüüd ärevuse ja siis selle klassi kogu selle olukorra, mis seal siis salvestus 5 tunnetusvahendi kaudu. Et neid, sa võta nüüd oma paralleel, eks ole, et mis on see olukord, millega noh, seoses sinu ärevus käivitub ja pane tähele, et üks osa seal on siis mälu. Ehk piisab, kui sa mõtled selle teema peale, selle olukorra peale ja juba sul võib see ärevus käivituda. Ärevuse puhul enamasti ongi nii, et tegelikult me ei satu sellesse olukorda ja ärevus käivitub. Vaid ärevusega inimestel, nad mõtlevad, et ma parem ei lähe poodi, sest poes võib juhtuda vot seda, seda ja seda. Kust see mõttekäik tuleb? Noh, ikka mälust. Ja kus me siis nagu loome sellise stsenaariumi või ettekujutluse, mis kõik võib juhtuda ja see jällegi on see eelmine webinar, kus ma põhjalikult selgitasin seda mälu nagu tööd. Et ühesõnaga mälust kerkib üles see informatsioon ja me sageli hakkame tundma ärevust ehk siis kartma asju, mida tegelikkuses ei olegi. Ja näiteks ma tunnen ärevust ehk ma kardan, et ta ütleb mulle nii. Ta pole veel midagi öelnud. Aga mul on mälust minu enda ettekujutlus, sõnad, võib-olla pildid, mida ta kõike võib öelda. Või ütleb just seda, noh, et niikuinii ma talle ei meeldi, niikuinii ta ütleb, et jälle see oli halvasti tehtud. See kõik tuleb meie enda mälust. Ja. Ehk mälu mängib ka suurt rolli selle ärevuse juures. Ta pakub informatsiooni ja see ja ärevusel või autopiloodil ei ole tegelikult mingit vahet, kas see informatsioon pärineb sinu reaalsest ümbrusest või see informatsioon pärineb sinu mälust. Kui autopiloodil on selle infoga kokku seotud ärevuse emotsioon, siis ta paneb selle info peale selle ärevuse käima. Ükskõik, kas see info pärines sind ümbritsevast või tuli sinu mälust. Ja seetõttu on eriti oluline, nii nagu me siis eelmises webinaris rääkisime, läbi näha seda, et mälu toodab meile virtuaalset maailma. Maailma, mida tegelikult siin ei ole. Ja siit tulebki siis selline hästi oluline selline siis, kuidas ma ütlen, lüke ja vajadus ankurdumisele. Ja ma jagan teiega jälle oma ekraani. Siit niimoodi. Ahah, meil on vaja kiirustada, saab kohe meie aeg ümber. Nii et ankurdumine reaalaega ehk siis tegelikult on ju see, mis tuleb, tundmatu. Mitte keegi ei tea tulevikku. Isegi seda tulevikku, et mis juhtub tunni aja pärast. Küll aga on meil ennustused, mis põhinevad mälul, mis juhtub tunni aja pärast. Ehk su mälu suudab nii-öelda tuttavlikkuse alusel, noh, ma olen ju kodus, tunni aja pärast toimub ju see, mis alati on toimunud. Aga tegelikult sa ei tea, mis tunni aja pärast toimub.
Meil on ka mälust tulenev selline nagu projektsioon või ennustus, et homme toimub see ja see ja see. Selle tõttu, et meil on mälus teadmine, mis tavaliselt toimub kolmapäeviti. Kuid tegelikult on homne tundmatu. See tundmatu on see päris maailm, aga mälu pakub meile kogu aeg siis seda ennustusi ehk ettekujutlusfunktsiooni ja see on virtuaalne. Tegelikult seda me ei tea, kas toimub. Aga kuna seda on kordunud ja pidevalt toimunud, siis me ennustame, et kindlasti toimub ka see. Ärevuse puhul on oluline see, et suur hulk neid ennustusi ei pea üldse paika. Meil on sellised katastrofiseerivad ennustused. Ja seetõttu on oluline mitte püüda neid ennustusi ümber lükata, sest me ei saa muuta mäluga. Ehk tuua sinna mingeid, ei, kindlasti need asjad ei juhtu, vaid hoopis juhtuvad need ja need asjad. Siis me oleme endiselt mälus. Me lihtsalt vahetame ühe informatsiooni osa, kust tuli need ennustused teise informatsiooni vastu. Selleks, et sellest välja tulla, on vaja ankurduda reaalaega ja selleks sobib hästi küsimus, kas see toimub praegu. Mis iganes sul seal toimub, küsi, kas see toimub praegu. Ja nüüd tee oma silmad lahti, füüsilised silmad, vaata ja tunne ära näiteks 5 nähtavat objekti. Siin ruumis on kardinad, lamp, arvuti, kapp, lill, paber. See on siin. Ei ole seda inimest, ei ole seda kohutavat, mida sa kartsid, olukorda, see on siin. Kas see toimub praegu? Vaata, mis helid siin on. Kas siin on praegu vaikus või on siin raadio mängib või on siin, et laste kilkamine õuest kostab? Versus, mida sina sealt mälust tulevana kuulsid, et mis siin kõik on. Ehk väga kainestav ja reaalaega toov küsimus on, kas see toimub praegu. Siis ma soovitan kasutada märkamise pikendamise tehnikat, mida me eelmises webinaris õppisime, ehk hoia oma teadvustamine sellel füüsilisel ümbritseval maailmal. Sest see on see maailm, kus sa päriselt elad. Siin on need inimesed, siin on need päris olukorrad. Siin on see, kus asjad toimuvad. Kui sul on ärevus juba käivitanud, siis esimene asi on vabastada ärevuse emotsioon, nii nagu me tegime. Ja teine asi ongi siis märgata, kas see toimub praegu, kõik see, mis sul siin virtuaalselt jookseb, eks ole, saada aru, mis olukorras, mis on see ümbrus, ehk see, mida sa tegelikult näed, mida sa tegelikult kuuled, mida sa tegelikult haistad. Ehk jällegi mälu puhul ei piisa sellest, et sa püüad nagu ümber veenda, öeldes ette, et ei, seda ei toimu praegu. Sest siis sa nagu justkui vastad sellele, mis stsenaarium sul mälust tuli, mingi teise lause või väitega. See ei tööta. Töötab see, kui sa tuled kontakti tegelikkusega ja oma silm on kuningas printsiibil, vaatad üle, mis siin sinu ümber tegelikult on. Sa nagu justkui teed nagu oma silmad sealt virtuaalreaalsusest lahti siia päris reaalsusesse ja nagu veendud oma silmaga. Ahah, siin on see, siin on see, siin on see, siin ei ole seda, siin ei ole seda, siin ei ole seda. Siin on need helid, need helid, need helid, siin ei ole neid helisid, ei ole neid ja ei ole neid. Ja, nii et kõik see, mis mälust tuleb, me ei saa seda ümber veenda, et ei, siin ei ole ohtu, vaid me saame tulla reaalaega ja nüüd tegelikult vaikuses, sest märkamise pikendamine toimub vaikuses. Iga hetk, kui sa midagi märkad, siis sellel hetkel, kui sa midagi märkad, on tegelikult vaikus. Viivuks on vaikus. Pärast seda muidugi algab kogu mälutöö ja mõtlemine, mida sa selles vaikuses märkasid.
Aga seda me püüamegi siin lahendada märkamise pikendamisega, ehk me jääme selle märkamise juurde. Me muudkui märkame, 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 mis siin on ja see on see, mis kirjutab ümber autopilooti. Ja see on ka üks lähenemisi tavapärases psühhoteraapias ärevuse nii-öelda ärevuse vähendamiseks või tema leevendamiseks. Jääda sellesse olukorda, jääda kontakti ja märgata, mis tegelikult toimub, sest siis nii-öelda tagantjärgi inimene ütleb, et oh, polnudki nii õudne. Aga see tagantjärgi ütlemine, oh, polnudki nii õudne, on tema märkamise tulemus, ehk ta veendus oma silmaga ja nüüd kirjeldab seda nagu, et polnudki nii õudne, paneb selle veendumuse nagu ühte lausesse kokku. Ja vot see annab nagu, mitte ei kirjuta ümber seda ärevuse autopilooti, et ärevus käivitub selle info peale, küll aga lisab sinna kaalu sellele, et mitte alati selle info kontekstis ei ole ohtu. Jah, et polnudki nii õudne, jäin ellu, polnud ohtlik. Ja kui see tuleb ülesse sinna YouTube'i, siis te saate sealt seda märkamise pikendamise tehnikat soovi korral sealt vaadata. Ning siis on rahustav hingamine, mis on siis sellist tüüpi hingamine, mis aktiveerib parasümpaatilist närvisüsteemi, mis on siis vastand sümpaatilisele närvisüsteemile. Et sümpaatiline närvisüsteem on see süsteem, mis käivitub, kui on nagu nii-öelda see võitle või põgene refleks ehk ärevuse olukord ja ta tekitab siis füüsilises kehas sellise mobilisatsiooniseisundi, kõik see, mida sa füüsilises kehas tunned ärevuse ajal. Rahustav hingamine aktiveerib siis seda parasümpaatilist närvisüsteemi, mis siis rahustab seda füüsilist keha kui tagajärge maha ehk natuke rahustab maha neid laineid. Aga ta ei tee midagi kiviga. Ja see rahustav hingamine põhineb printsiibil, et sa hingad välja 2 korda pikemalt vähemalt kui sisse. Teeme mõned korrad siis koos läbi, siis jääb paremini meelde. Ehk hingad sisse 1, 2, 3, 4 ja välja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tee nüüd omas tempos. Kogu väljahingamise ajal võtab üle parasümpaatiline närvisüsteem. Nii et mingil määral, mida pikemaks sa saad väljahingamist venitada, seda proportsionaalselt nii-öelda rohkem saab käivituda parasümpaatiline närvisüsteem. See on ka põhjus, miks kiirabi nii-öelda meetmena ärevatele inimestele antakse, kui võib-olla olete filmidest näinud seda paberkotti hingata, sest nad lõõtsutavad. Neil on ainult sissehingamine niimoodi. Ja et see paberkoti puhul kuhjub sinna siis seda CO2 ja siis see nii-öelda ei võimalda neil seda niimoodi sisse ahmida, seda õhku niimoodi ja siis neil hakkab tekkima seda väljahingamise pikenemist. Nii et väljahingamine siis rahustab. Ja on olemas ka teine hingamine, mis on tasakaalustav ja see on selline hingamine, kus on sisse võrdne arv ja välja võrdne arv. Aga see siis niisugune tasakaalustab sümpaatilise ja parasümpaatilise. Sisse 1, 1, 2, 3, 4, 5, välja 1, 2, 3, 4, 5. Et kui on see ärevuse olukord juba füüsilises kehas ehk ärevuse emotsioon, kui kivi on langenud tiiki ja järellainetus on tekkinud ehk füüsiline keha juba on nii-öelda aktiveeritud seisundis, siis ma pigem soovitan seda rahustavat hingamist, mis on siis, et see hingamine on pikem. Väljahingamine on pikem kui sisse. Korraks lõpetan ekraani jagamise. Nii et siis ankurdumine ja see teadmine, et praegune hetk ja kogu edasine on alati tegelikult tundmatu. Meil on ainult illusioon, et me teame, mis toimub ja see illusioon tuleb mälust. Ehk see on meie mälu ennustus, et tõenäoliselt toimub see. Kõige parem on olla reaalajas, kohalolekus, hetkes, seda nimetatakse ka teadvelolekuks ja siis nii-öelda loobuda mäluteenustest ennustavana.
või kas väljahingamine nina või suu kaudu. Enamasti me teeme seda nina kaudu. Jah, kui on mingi tõeline ka takistus, et noh, ma ei tea, nohu on suur või midagi, et siis võib ka suu kaudu. Mina siin näitasin ette nagu mitmetel viisidel, sest samal ajal püüdsin rääkida. Aga et nina kaudu. Ma jagan teiega, ma veel mainin siis seda, et ja nüüd siis see kolmas osa, keha, ehk et siis see kompleksi kolmas osa, see füüsiline keha, nende kehasignaalidega, nendega seoses ma soovitan sellist suhtumist, kus kehasignaalidesse on selline, kuidas ma ütlen, hooliv suhtumine nagu lapsesse. Need signaalid, mis kehas on tekkinud seetõttu, et see kivi on sinna vette kukkunud, et see ärevus on käima läinud. Ja nüüd kõik sõltub, kui kaua see ärevus jätkub, sest niikaua, kui ta jätkub, kogu aeg see kivi nagu kukub, kukub, kukub. Nüüd, kui see kivi on kukkunud, siis enamasti seda reaktsiooni füüsilises kehas põhjustab siis adrenaliin, mis vallandatakse esimesena pärast kivi kukkumist, ja adrenaliin siis omakorda nüüd toimetab kõige muuga, süda, hingamine ja nii edasi. Adrenaliini poolestusaeg on 90 sekundit, see tähendab, et pool adrenaliinist lammutatakse ära 90 sekundiga. Mis tähendab, et füüsiline keha on nii-öelda oma inertsiga. Isegi kui sinna uut kivi juurde ei tule, siis läheb 90 sekundit, et pool adrenaliinist oleks lammutatud. Järgmine 90 sekundit läheks, et järgmine pool on lammutatud. Ehk et jääb alles ainult, et siis 3 minuti pärast on alles 25% adrenaliinist. Järgmine 90 sekundit läheb, et sellest 25%-st pool oleks lammutatud. See tähendab, et 4,5 minuti pärast on järel siis 12,5% adrenaliinist. Mis tähendab seda, et sul on vaja lihtsalt tagada see, et ärevuse kivi rohkem ei kukuks, aga olla selline nagu heasoovlik, kuidas ma ütlen, konteiner või heasoovliku suhtumisega oma füüsilisse kehasse. Tal läheb aega selleks, et see vabanenud adrenaliin ära lammutada ja et see adrenaliin enam seda füüsilist reaktsiooni ei tekitaks. Nii et siit on ka see, et kui sa selle emotsiooni ära vabastad selle tehnikaga, nagu me tegime, siis võimalik, et su füüsilise keha reaktsioon veel jätkub mõnda aega. Ja et siin on siis oluline teada, et füüsiline keha toimetab omasoodu nüüd, aga oluline on, et sa uut kivi nii-öelda peale ei anna, ja kui sa oled ära vabastanud selle emotsiooni, siis sa täpselt seda oledki teinud, et sa ei anna uut kivi peale. Nii et selle füüsilise keha suhtes me oleme pigem nagu sellisel nagu lapsevanem lapse suhtes, sellisel hoolival suhtumisel, et kuidas ma saan aidata kehal nagu taastuda, rahuneda, ja tegelikult need füüsilise keha signaalid ei ole probleem. Ja siia siis passib ka see hingamise tehnika, mis siis omakorda veel nagu kiirendab seda protsessi, aktiveerides siis seda parasümpaatilist närvisüsteemi. Nüüd ma jagan teiega ühte sellist keerulist skeemi, millega ma olen päris pikalt vaeva näinud. Ja ma ei hakka seda täielikult lahti seletama, sest meil ei ole selle jaoks ka aega ega ka nagu noh, sellel ei ole võib-olla infotulva jaoks väga pointi. Küll aga ma jagan seda, et anda rohkem konteksti, mis asi see ärevus on. Et see ei ole tegelikult noh, ühelt poolt võib teda võtta, et ta on emotsioon, mida käivitab autopiloot, aga siin on rohkemat. Siin on kontekst, kuidas see ärevus nagu noh, nii-öelda kujuneb. Ja niimoodi lihtsalt üle seletades ma kirjeldan seda, aga ma ei hakka teda siis põhjalikult lahti kirjeldama. Kellel on selle vastu huvi, siis see saab seda minu juures edasi õppida. Et esimene on see, et seesama autopiloot märkab ümbruses nüüd neid tunnuseid, seda infot. Ehk kattuvus varasema valuliku olukorraga, see on seesama hambaarst, eks ole, ja nüüd sa märkad neid tunnuseid, neid riideid, neid lõhnu, neid helisid ja nii edasi. Või see algab tundmatust olukorrast. Ehk sa oled nagu tundmatus, ehk ühesõnaga sa näiteks ei tea, mida ta järgmiseks ütleb, või et sul läks, ma ei tea, poeg või tütar peole, sa ei tea, kuidas tal seal läheb.
et ühelt poolt on see nagu tundmatu, aga pane tähele, et tegelikult sul on juba olemas mingi teatud info mälus, mis seal võib juhtuda, ehk erinevad stsenaariumid, kuidas võib minna. Ja need võivad pärineda kas või filmidest, et need ei pruugi üldse olla sinu endaga toimunud. Aga et seal juba on tegelikult mingi info olemas. Nüüd tundmatuga kokku puutudes käivitub meil selline energia, mida ma nimetan rakettenergiaks. Väikese vihjena vaatame, et kui sa tunned ärevust, mis tüüpi energiat sa tunned? Kui sa sellele ei annaks silti, et see on ärevus, siis kuidas sa koged seda energiat? Kas see on selline uinutav või ta on pigem selline, et tal on nagu tuli taga? Kui sa ei anna sellele ärevuseks nimetatud energiale mingeid selliseid hinnanguid, et see on nii halb ja ma ei tea ja kuidas see võib ja kaua see kestab ja miks ta tuli ja kui sa selle kõik kõrvale jätad ja vaatad seda energiat lihtsalt kui energiat, siis vaata, kas see tundub sulle natukene nagu rakettenergia. Ehk see tegelikult on lihtsalt üks hästi intensiivne energia, mis aktiveerub alati, kui me satume kokku tundmatuga. Ja selle energia eesmärk on tegelikult aidata meil teravdada meie tähelepanuvõimet, aidata meil olla paremini kontaktis tegelikkusega, selleks, et paremini sellest tundmatust aru saada. Kuid enamasti juhtub nüüd see, et me pöördume pigem mälu poole ja proovime nüüd nagu seda tundmatut kontrollida. Ehk et meil tekib mälust igasuguseid versioone, mis võib juhtuda, kuidas võib minna, mida ma peaksin tegema, et ette valmistuda. Et me pöördume mälu poole juba teatud nagu stsenaariumitega. Meil on juba oma nägemus sellest, mismoodi need asjad alati lähevad. Ehk meil veel ei ole mingit stsenaariumit, aga meil on nagu põhimõtteliselt pilk mälu poole. Me püüame nagu justkui ära sotid selgeks saada, mis hakkab juhtuma, ehk mälu püüab alati ära lahterdada, on see tundmatu nüüd hea tundmatu või halb tundmatu ja nii edasi. Ja siin tekib 5. faas ehk see nii-öelda eelhoiak, see tähendabki siis nii-öelda traumafiltrit. Ehk kui ma seda kirjeldaksin, siis on see selline, et kas see on see olukord, kus maailm on minu vaenlane. Eks see hambaarsti olukord, maailm kui sinu vaenlane, ehk midagi tehakse sulle, mistõttu sa tunned valu või ohtu. Ja vot selles faasis, 5. faasis alles, tegelikult see rakettenergia muutub selleks, mida sa nimetad täna ärevuseks. Ehk siin see rakettenergia omandab sellise negatiivse maigu. Sest see rakettenergia on seotud kokku nüüd selle informatsiooniga, mis oli samal ajal, kui sa kogesid valu. Ja et võiks siis öelda teistpidi, et esimene kord, kui sa oled hambaarsti juures, on sul rakettenergia, sul on, kui sa ei ole mitte midagi enne hambaarstist ka kuulnud, vanemad ei ole sulle rääkinud, et püüa seal kuidagi jääda rahulikuks, kui sa lähed täitsa puhta lehena, nagu tulnukas teiselt planeedilt, siis sa oled lihtsalt rakettenergiaga, sest sa oled tundmatu olukorras. Ja kui sa nüüd koged seal valu, siis kõik see, mida sa nüüd seal hambaarsti juures, eks ole, näed, salvestub valuga seoses. Ja vot nüüd, kui sul siis see nii-öelda autopiloot skaneerib ümbrust siin 5. faasis ja leiab siit sarnasusi, selle info sarnasusi nüüd selle hambaarstiga, eks ole, siis nüüd see rakettenergia nagu muutub ärevuse energiaks ehk ta muutub ebameeldivaks energiaks. 6. faasis toimub siis selline nagu tõlgenduse andmine, et see on valu ja ohuolukord, ehk paned tähele, et see ei ole esimene faas, et see ei ole see, et sa koged valu või ohtu ja nüüd sul tekib ärevus, käivitub ärevus, vaid valu ja ohuolukord tuleb alles siis, kui sinu sisemiselt on sinu mälust käivitunud selline filter, mille tõttu sa üldse näed seda valu ja ohuolukorrana. Näiteks sa seisad seal teiste ees, kui sul on varasemalt olnud kogemus, ebameeldiv kogemus avaliku esinemisega, siis see teiste ees seismine
on nüüd nagu ebameeldiv kogemus ja vot selle tõttu, et sul sellega on varasemalt ebameeldiv ja valu olnud, siis nüüd sa hakkad seda olukorda tõlgendama kui ohu ja valu olukorda. Inimesel, kellel ei ole ebameeldivat kogemust olnud avaliku esinemisega, ei tõlgenda teiste ees seismist kui valu ja ohuolukorda. Temal on lihtsalt rakettenergia. Oo, siin on tundmatu. Õpin tundmatut tundma. Nii et me tegelikult ei näe ohtu või valu väljaspool, vaid me hindame mingi olukorra ohutlikuks ja valuks seespool, juhul kui meil on varasem traumafilter. Ja edasi tekib siis tung vältida sisemist valu ehk seesama ellujäämine. Siin on see võitle või põgene refleks. Järgmiseks tekib nii-öelda kaotuse kogemus ehk sul on olemas mingi lootus ikkagi see olukord nii-öelda võita ehk siis tulla sellest välja nii, et sa ei kogeks valu. Aga puruneb illusioon ja sa saad aru, et sa tegelikult ei saa tundmatut kontrollida või sa ei saa kontrollida, mida teised ütlevad või mis siin praegu see olukord mulle toob, olgu see siis kas hambaarst või kas või sõjaolukord, nagu siin üks küsimus oli. Et puruneb illusioon kontrollist. Järgneb selline leinaperiood. Kui see lein läbitakse edukalt, siis sa nii-öelda naerad enda üle. Naerad enda üle, et issand, ma püüdsin kontrollida tulevikku, ma püüdsin kontrollida seda, mida pole veel juhtunud, ma püüdsin kontrollida tundmatut. Mitte miski siin ei allu mu kontrollile. Mul on võib-olla mälus ainult mingi illusioon, et ja ma tean, mis tuleb. Või et ma tean, mida siis teha. Aga kui see olukord on käes, siis see olukord on hoopis teistsugune ja sa ei tea, mida teha. Nii et sa naerad enda üle, et sa üldse tahtsid nagu, et sul oli üldse mingi illusioon kontrollida ja siis taastub selline elusus ja värskus ja voolavus. Kui aga see lein ehk see lein siis kaotuse üle, et su illusioon on purunenud, ei lähe edukalt, siis sa põgened. Sest noh, sa ju ikkagi tahtsid seda olukorda kontrollida, sa ei saanud võita, nii et võitle või põgene, nüüd jääb üle ainult põgeneda, nii et sa lahkud olukorrast. Lahkud nende inimestega suhtlemast või püüad kuidagi nii-öelda noh, kapselduda. Siis põgenemise tulemusel tekib hirm puutuda kokku tundmatuga, sest tundmatu ju lõppes nii, et sa ei saanud kontrollida seda olukorda. Ja lõpuks see hirm kokku puutuda tundmatuga tähendab, et sa oled nõus kokku puutuma ainult sellega, mis on sulle tuttavlik. Ja see võib lõppeda sellega, eks ole, et sa oled oma koduseinte vahel. Sa ei lahku sealt, sest ainult koduseinte vahel olemine on tuttavlik, ehk sul on hirm elada. Ma hea meelega võtaksin seda skeemi lahti erinevate näidetega, aga aja kokkuhoiu huvides ma jätan selle siis, kui meil on rohkem aega omavahel. Soovisin teile näidata ja ma loodan, et osadele teist see makes sense, mis tegelikult veel toimub, kui käivitub ärevus, et see ei olegi nagu lihtsalt ainult see ärevus. Ja me jõuamegi kõige siin on veel mõned üksikud noh, asjad sellest eelnevast slaidist, et mis see pinnas on. Et see põhiline on see, et see esiteks on siis see eelsoodumus või eelhoiak, mis ma seal kirjutasin, et maailm kui vaenlane. Ehk juba see, et nii, tema suust ma kuulen ainult halbu asju. Et oot, panen siit selle korraks kinni, Nii et see maailm kui vaenlane ja kas ma siit saan? Ja siin on paslik selline vaatemuutus, mida ma olen nimetanud tänupraktikaks. Et me ei vaata olukorda nii, et miski tahab meie elus kogu aeg mulle kätte maksta, mulle käru keerata, mingit oht on ja ärevus on, vaid vaatame hoopis seda ärevust kui rakettenergiat. See on energia, mis aitab tegelikult meil nii-öelda väljuda meie
sellest samast jäigastunud ringist, kus me eeldame, et asjad lähevad nii ja enamasti eeldame, et need lähevad kõige halvemal viisil. Ehk alati, kui ärevus käivitub, on see tegelikult vaade ka viide ka sellele, et sa oled nagu sinna mällu stagneerunud või kinni jäänud. Sa ei ole vahetus kontaktis tundmatuga, sa ei ole kohalolekus, vaid sul on juba kõik stsenaariumid seal valmis, kuidas niikuinii läheb. Ja vot ärevuse emotsioon enne seda, kui ta on ärevus, on tegelikult see rakettenergia ehk ta on elusus ise, mis tuleb ja aitab sul seda sama mälu loodud vanglat lammutada, kui sa lubad. Ja ja siin seda lubamist annab või võimaldab kõige paremini just see tänupraktika. Ehk et sa vaatad, et kõik asjad, mis minu poole minu elus pöörduvad sellepärast, et mul on nendega mingi seos. Maailmas on ju väga palju sündmuseid ja väga palju inimesi, aga me ei koge ühtesid ja samasid elusid. Isegi ühes perekonnas, kus me elame ühes toas, me kogeme siin tubades erinevaid olukordi, kogemusi ja nii edasi. Ehk kõik, mis pöördub sinu poole, omab mingit seost sinuga. Ja hea on vaadata, et ahah, see, mis pöördub minu poole, mul on siit midagi teada saada. Seesama, mida ma rääkisin emotsioonide kohta õppimisest või emotsioonid kui õppetunnid või mida meil on nende kohta õppida. Lihtsam näide on see, et vaata, kui sa sööd ära kilo banaane, siis sa saad teada, kuidas kilo banaane mõjub. Kui sa sööd ära 3 kilo banaane, siis sa saad teada, kuidas 3 kilo banaane mõjub. Ja kui sa ei söö üldse banaane, siis sa saad teada, kuidas banaanide mittesöömine mõjub. Ehk sa saad tegelikult kogu aeg teadmist. Ja see tänupraktika on siis selline olukord, kus sa häälestud, et kõik, mis minu poole pöördub, on nagu see kilo banaane või nüüd on 3 kilo banaane. Et ma vaatan, et mida ma selle kaudu nagu avastan. Ma olen tänulik, et elu tõi mulle sellise võimaluse avastada. Ja mõnikord vaata olete ise ka märganud, et mõni nagu nii-öelda asi, mida sa tembeldad halvaks, tagantjärgi vaadates oli nagu sulle väga hea silmade avaja või õpetaja. Ta avas su silmad selle koha peal, kus sa tegelikult enne olid mingis väga fikseeritud vaates kinni. Ja vot siin on sama lugu. Me küll ei tea ette, mida see olukord meile teada annab, aga hea on, kui me häälestume tänulikult sellesse, et midagi ta ju ikka teada annab. Oma depressiivsete patsientidega ma läbin seda päris põhjalikult, mida on õppida depressioonist. Aga ka ärevuse kontekstis saab, eks ole, seda kasutada. Mida on õppida? Et see emotsioon käivitub ja ma tõin teile enne siin just selle ärevuse ratta välja ja et mida kõike ma võin jälgida sellel ajal, kui käivitub ärevus, mida ma enda kohta saan teada või õigupoolest oma sisemaailmas toimuva kohta võin saada teada näiteks, et et tõepoolest ma ei ole kontaktis tundmatuga, vaid ma olen kontaktis oma mälu poolt antud ennustustega ja nii edasi. See, et soov on kontrollida ja domineerib mälu, seda me rääkisime ja seda saab siis põhjalikult ka eelmisest loengust. Ja siis ma viimaseks soovitan, et see sõna ärevus enda jaoks ümber nimetada. Ehk enamasti, kui sa nüüd vaatad, et mida sinu jaoks, mis seostub sinu jaoks, kui sa mõtled lihtsalt sõna ärevuse peale. Mitte need olukorrad, kus sa oled tundnud ärevust, vaid ärevus. No sõna ärevus, mida see sinus nagu tähendab või tekitab, on teine sõna. Ja enamasti on see, et see on nagu halb sõna, see on nagu vastik sõna, nii kui sa mõtled ärevuse sõna peale, siis see on nagu mingi asi, eks ole. Et nagu sellega seoses tekib kohe niisugune asi. Ehk sellel sõnal ärevus on omakorda emotsionaalne negatiivne taust. Mõtle sõna ärevuse peale. Märka, kus kohas sinu torsos või nii-öelda rinnakus tekib see niisugune võib-olla isegi kerge ärevuse tunne, sest meil on nagu nii-öelda ärevus meie ärevuse üle. Mõtle lihtsalt ärevuse peale, vaata, kus see tunne tekib ja vabasta seda läbi seiskamise tehnika, nii nagu me tegime. Ja teiseks ma soovitan see sõna ärevus sõnastada enda jaoks ümber rakettenergiaks.
Ja vaadata, et kui see asi on hoopis rakettenergia, ma tunnen rakettenergiat, siis vaata, mismoodi see avab sinu jaoks seda, et aga kuidas see olukord nüüd paistab? Kuidas see nüüd paistab? Me oleme lihtsalt ära sildistanud, et see energia on midagi halba. Paneme talle teise sildi ja vaatame, milline see energia nüüd paistab. Ja viimaks ma tahaksin lõpetada sellega, jälle jagan teiega seda ekraani, muudkui siberdan siin, ühe sellise üsna fundamentaalse ja ütleme, päris julge väljaütlemise juures. Ärevus on reaktsioon, mitte haigus. Ja ma näen, et me peaksime lõpetama inimeste emotsioonide ja mõtete ravimise medikamentidega ning selle asemel andma teadmist, kuidas neid emotsioone ja mõtteid hallata. Mina kui psühhiaater ütlen seda. Ehk ravim, ma ei ütle seda, et ravimid on mõttetud. Kui asjad on kasvanud üle pea, kui see laviin on kasvanud üle pea, siis see ravim on mõnikord strateegiliselt väga oluline. Kuid see ravim peaks olema meie kõige viimane variant ühiskonnas, mitte meie esimene variant. Nii et vaata, milline emotsioon on sul üle pea kasvanud. Täna me rääkisime ärevusest, aga ka teised emotsioonid võivad üle pea kasvada. Näiteks närvilisus, näiteks süütunne, tõestamisvajadus, aga ka näiteks tagasitegemine, perekonfliktides sageli, oled selline tagasitegija, võimuiha, kuhu see võib viia, isegi väike laps võib tunda võimu ja seetõttu piinata loomi, see võimuiha, ehk need on kõik emotsioonid, mis võivad üle pea kasvada. Ja enamasti on meile öeldud, et seda ei saa muuta. Et see ongi lihtsalt sinu iseloom. Mina ütlen seda, et see on autopiloot, mis siin on probleem, mitte otseselt need emotsioonid ise. Ja lahendus on selguse saamine. Lahendus algab selguse saamisest. Mis on autopiloot, kuidas ta kujuneb, ehk see aitab aru saada, et sina pole see autopiloot. Mis on sinu teadvus, ehk sinu võimekus märgata autopilooti ja kes nüüd oled sina ise? Kes on see osapool, kes midagi saab autopiloodiga teha? Ja järgmiseks on olulised need teadmised just nimelt, mida siis nüüd teha autopiloodi erinevate osadega, mõtetega, kuidas vabastada emotsioone. Täna me läbisime ühe emotsiooni vabastamise, aga ärevuse puhul on hästi oluline ka taustaemotsioonide vabastamine, sest sageli on ärevus nagu taust, nagu foon, nimetatakse üldistunud ärevuseks. Üks küsimus oli, et kui tekib meenutamisel kurgus sihuke poomise tunne, need on allasurutud reaktsioonid. Ehk allasurutud ärevus tekitab kurku, siis poomistunnet, kuidas neid allasurutud emotsioone vabastada. Siin on päris palju teadmist selle kohta, mida selle ärevusega, aga ka teiste emotsioonidega teha. Ja kui sul oleks nüüd oskus ümber kujundada oma autopilooti, siis milliste emotsioonide taaskäivitumist sa muudaksid? Milliste emotsioonide käivitumisest sa vabaneksid? Ja kuidas see sinu elu muudaks? Need on need küsimused, mida enda käest küsida. Ma ütleksin siin välja, et ma väga ei poolda, kuigi need ajutiselt ja võib-olla kõige esimeses faasis aitavad, aga ma väga ei poolda neid vaimse tervise vitamiine, millest räägitakse, sest öeldakse, et mine räägi teistega ja mine trenni ja tee midagi lõbusat ja vaata, see ei ole emotsiooni tundmaõppimine. See ei ole mõtlemise tundmaõppimine. Need tegevused, mida soovitatakse, lülitavad sind teisele lainele. Nad lülitavad sind teiste informatsioonide konteksti ja loomulikult sinu seisund muutub. Aga mitte midagi ei muutu selles autopiloodis ja mitte mingit teadmist sa niimoodi juurde ei saa. Ja seetõttu ma ei nimeta seda lahenduseks. Ja võib-olla ainult üürikeseks ajaks, et asjad veelgi ei võimenduks, võib seda taktikat kasutada.
Ja mina olen ikkagi sellise vaatega, et nii-öelda face your problems, face your fears ja see face ehk siis ole silmitsi nendega, tähendabki sedasama, mida me siin oleme teinud. Sest niimoodi saad sa ise teada ja teadmine on see tegelik ravi. Nii et igal inimesele antakse elus mingeid otsustamise kohti ja kui sa soovid, et ärevus või mõni muu emotsioon üle pea ei kasvaks, siis kindlasti on sinu jaoks oluline see teadmine. Sa võid vaadata, kaua sa ärevuse või mõne muu emotsiooniga oled võidelnud ja et või kas sa oled nüüd tüdinenud juba sellest jalgratta leiutamisest ja tahaksid seda teadmist saada. Ning võib-olla sa oled avastanud, et tegelikult mitte ükski ravim ega tablett ega aine või hallutsinogeen või šamaan ei saa välja lõigata seda, mis sinusse on salvestunud. Aga on võimalik, et sa oled valmis selleks lähenemiseks. Teadmine on ravi. Sa õpid, kuidas sinusse salvestunud autopilooti, mis on korduse kaudu salvestunud, kuidas sellest vabaneda. Ja kui sa oled seda meelt, siis ma pakungi välja võimaluse minuga edaspidi ka töötada ja siin tuli teile chati ka info, et ühesõnaga teil on võimalus tulla süveneda, saada see teadmine, teha endale selgeks, et minu kohta saab veel lugeda sealt, siin on teil üks link Practical Consciousnessi lehelt, seal ma ka kirjeldan natukene rohkem lahti veel seda nüanssi, kuidas Practical Consciousnessi teadmine, seesama, mis ma täna ka teiega jagasin, kuidas ma näen, et see asetub siia vaimse tervise konteksti ja mis suur roll tal on selles, et me ei kogeks neid seisundeid, mida me täna nimetame häireteks sellisel määral. Nii et need võimalused on kõik siin olemas ja ma loodan teiega veel kohtuda. Ma tänan ka kõiki teid. Ma näen, et siin on tänusõnad, suur tänu ka teile ja kui te veel mahti on, ei pea ära kiirustama, et siis ma hea meelega natukene siin loeksin, et paneksite siia kirja, et mis teile tänasest kõige rohkem meelde jäi. No niimoodi lühidalt, kas või ühe sõnaga, et kellel ei ole kiire, et siis pange kirja, ma natuke vaatan, aga minu poolt siis ilusat õhtut teile ja vabandust üleaja minemise eest. Nägemist!